Käes on augusti algus. Ma olen oma kasvuhoonest teinud 2 videot. Täna teen siis 3. Vaatame, mis vahepeal juhtunud on ja millised arengud on toimunud. No meie taimekastid siin ka vohavad ilusasti. Koriandri pusa ma olen ära lõiganud. Rohelise sibula panin kimchisse, koriandrist tegin grillikastme. Kasvuhoone. Nagu näete, siis juhatuseks on toimunud kurgi plahvatus. Kurki tuleb suisa kettis. Et minule kui algajale kasvuhoonepidajale, kurgi kasvatajale on see kõik väga huvitav, väga tore. Söön ise, söövad lapsed, söövad lapselapsed. Ja siin vaadake. Tsitroonenkurke, sidrunkurk. See ühe võtsime ära, sõime ära. Ootasin sellist natukene sidruni maitset ka. No mitte kõige vähematki, täitsa tavaline kurgi maitse. Aga see ogamelon, no siin ei ole mitte midagi. Ja üks kurgisort, Kirigent. See on selline õisi täis, aga kurki vähe. Aeg-ajalt viskab mõne ja iseenesest väga hea kurk on, maitselt väga hea, aga vähe. Ma ei tea, isa sõied või mis värk siin on, aga õisi palju, kurki vähe. Hästi annab siin Adam all ja üleval ja siinpool, mis asi see oli, Dolomit. Dolomit on turuliider. See annab kõige rohkem. Ja see poni, no poni paistab, et nüüd hakkab tulema. Ostsin mina Kardestist niiskuse mõõtja. Näete, siin ta on. Ja praegu, nagu näha, see on nüüd kurgitaimede vahel. Praegu on näha, et niiskus on normaalse tipus nagu, aga ta oli täitsa tipus ja liiga niiske. Ja ega see siis ei jää ka kurkides väljendumata. No kas või seesama, näete, ülevalt on peenik ja alt läheb jämedamaks. Natukene nagu pirnikujulised. Kurk on ju koosneb veest. Ja siin on hea näide. Kurk koosneb veest ja see on minu diagnoos, et see on üle kastetud. Ja nüüd ma ei ole kurki kastnud 2 päeva. Ja see on selline hea aparaat, mitte mingit patareid, mitte midagi ei ole. Ma võtsin ta sealt praegu välja, pistame ta näiteks siia tomatite vahele. Panen ta mulda, hopp, ja ka näitab. Noh, niiskust on. Nii et siin ma ei muuda midagi. Tomat kastab automaatselt, kõik toimib. Kargamell, näete, see on juba valmis. See on väga hea ja ilus tomat. No, siin on lõhki ei ole. Aga kuidagi vähe on neid. Eks ma ka kogemata lõikasin. Lehti lõikasin ära, siis lõikasin kogemata ka õiekobar ära. Vahepeal ma ei olnud 2 päeva kodus. Ja kui tulin tagasi, siis siit oli vahekäik peaaegu kinni kasvanud. Kurgid võtavad nii vägevalt võimust. Noh, ma ei ole, ma ei tea, ahnusest ära lõiganud neid võsusid, mis siit külje pealt tulevad. Näed, igal pool on kurk otsas.
et vaatame, võib-olla see on vale, võib-olla ma peaks lõikama, et siis saab rohkem kurki hoopis. Ei tea, ma lõikan ära lihtsalt need lehed, mis siin tee peal ette jäävad. Nii, tuleme edasi. Siin, sellel Noix de Crimeel tulid siuksed tomatikolakad, et murdsid oksa katki. Ma siin seda oksa lappisin sellise spetsiaalse teibiga, panin toe alla, sidusin veel nööriga, et sellised võimsad, rasked kobarad. Noh, siin ka näete. Ja siin on ka. Vaikselt tuleb suured. See sort on Delicano. Seda me oleme vaikselt siit, näete, ülevalt naks võtnud. Siis lähevad alumised ka järjest punasemaks ja neid siin on. Ma olen peaaegu kõigil juba ladvad maha lõiganud, et nad ei kasvaks luugist välja ja siis pidavad ka punasemaks minema. Näete, kobartomatid täitsa tulevad. See on beefsteak. Noh, täitsa loob. Mis seal taga on? Ka Delicano. Ilusad punased, näete, kobarad on küljes. Siin on Hiiumaa roheline. On ka tomateid palju. Ja eile Eeva käis, noppis siit 3 tomatit ära, mis olid lõhki. Et lõhkised tuleb ära võtta. Kuuldavasti pidid need hallitama minema. Ja mul on siin taga, on siin mitu tomatit on lõhki. Ma mõtlesin, et ma filmin ära, siis võtan ära. Ja seda Hiiumaa rohelist ma maitsesin. Küps ja väga hea. Ja kui niimoodi tomatit, no see on tugev. Need, mis ma tuppa tõin, need olid nagu pehmemad. Nii, see sort Eduardo. Nüüd on visanud siin selliseid kobaraid. Tükk aega ei tulnud mitte midagi. Sellel ma lasin 2 haru ja noh, 1 haru küljes ja 2 haru küljes. Aga järgmisel aastal ma selle ahnuse lõpetan ära. Nagu siin on 3 haru tomatil ja noh, ma ei tea, 1 harul ei ole praktiliselt midagi. Aga võimu võtab küll, noh, 2 tomatit. Nüüd on vist hilja juba seda haru ka ära võtta. Aga sellel, jah, üldiselt vähe. Samasugune sort, nagu seal ees suurte tomatitega, aga vähe. Lutter, siin kobarad loovad vaikselt. Näete, järjest tuleb. Ei ole ja siis äkki on. Mehhiko pisikurki ei ole mul ühtegi millegi pärast. Ei tea, miks. Nightshade, see on ka valmis. Need on sellised ilusad tumedad valmis. Eks hakkame tasapisi sööma. No siin veel ei ole, tahab natukene küpseda, aga peaaegu. Vaatame väljaspoolt ka, mis siit. Vahest avastan teisel pool klaasi, mida ma seest ei näegi. Tomatid, no siin on hunnikus õisi. Hunnikus, ma ei tea, kas nendest tulevad ka tomatid. See sort oli vist bingo. On ka ilusasti tomateid. Tagumine uks. Mõned ööd on olnud mõlemad uksed täitsa pärani. Ma käisin külas ühel tomatikasvatajal, see, kes mulle seemneid andis, vaatasin, no tal olid väga ilusad taimed, kõik oli kena, kõik pastis läbi, varred, tomatid küljes, natuke lehti, no mul on ikka palju võitu.
ja tal suured väravad kahel pool pärani kogu aeg. Nii, näete, siin sätib ja need tumedad on ilusasti valmis. Neid hakkame konsumeerima ja siin paistab, et tuleb juurde. Need on need, millest ma rääkisin, et on lõhki. Et ma pean nad ära võtma ja vaatama, kuidas nad maitsevad. Jah, seal paistab ka, et on lõhki. Kasvuhoone kõrval on martsipanipuu ja igal hommikul on siin paar õuna maas, nii et saab juba ka martsipanõuna. Ja nii see elu käib. Võtsin ära punasemad tomatid ja lõhkised tomatid. Ja pehme, kindlasti küps. Võtsin ka oma ühe tsitroonen kurgi ära. Kuuldavasti, kui võtad vilju vähemaks, siis hakkavad teised küpsema. Punased võtad ära, siis hakkavad teised küpsema. No, ju ta siis nii on. Aga võt selline lugu minu kasvuhoonest. Vaatame äkki, teeme veel mõne video, kui teile huvi pakub. Aga kena suve jätku ja sööge maitsvaid tomateid.